Ja nüüd siis Identity teine osa ehk see, kuidas me siis turvame oma REST-API kontrollereid ja seal olevaid meetodeid ja mis kõik selle ümber toimub. Ja, ja seda pikka aega ASP.NET Core'is kaasas ei olnud. See tuli alati ise siis kirjutada. Nüüd siis üle-eelmisest aastast vist ta tuli. On paar aastat olnud üsna algeline. See aasta tuli sinna ka nüüd uuendusi juurde. Ei ole ise veel väga põhjalikult süvenenud, kes tahab, läheb ja loeb siit lingi pealt, kuidas see siis Microsofti enda vahenditega käib. Ja see pool ei ole võimalik siis hetkel vähemalt scaffoldida endale oma koodibaasi, ehk siin midagi muuta ei saa, kui seda Microsofti asja kasutada, siis tuleb kasutada nii, nagu on. Küll on variant siis kindlasti, kuna see on open source projekt, siis on lihtsalt variant minna GitHubi ja sealt endale need kontrollerid ja asjad, mis seal tehtud selle jaoks on, kopeerida ja siis neid vaadata või modifitseerida vastavalt vajadusele. Aga siis meie näidisrakenduses on siis minu poolt kunagi kirjutatud lahendus kaasas, kus on kõik seesama asi siis implementeeritud ja mille siin ka nüüd saab ilusti üle käia, et nendest põhimõttest aru saada. Ja sellises päris production süsteemis võib-olla võiks siis ka mõelda sellise välise autentimise liidese kasutamise peale. Võib-olla siis nendest tänapäeval on Keycloak üks nagu kõige tuntumaid. Aga seda alles siis, kui hakkate päriselt mingit suuremat projekti tegema. Ja hakkame siis kõigepealt rääkima, millest üldse jutt käib. Kui eelnevalt me vaatasime MVC poole peal, ehk kui me brauserit kliendina kasutame, kuidas seal siis identity user või see claims identity salvestatakse siis cookie'sse ära ja sinna otseselt kallale minna ei saa, siis REST-API-de poole peal kasutatakse siis JSON web tokenit, mitte JavaScript, vaid JSON web tokenit ja JSON omakorda tähendab siis JavaScript object notation. Ehk siis JSONis kirjutatud tokenit, millel on oma standard olemas ja seda siis kasutatakse valdavalt siis REST-API-de endpointide turvamiseks. Ja need tokenid, eks reaalselt on siis JSONis mingisugune data, need on siis serveri poolt digitaalselt allkirjastatud, ei ole enkrüptitud, ehk see sisu on seal lahtine ja lihtsalt on allkiri, ehk te saate lugeda, mis seal kirjas on, aga te seda muuta ei saa. Nagu te seda muudate, nii enam lihtsalt allkiri ei ole valiidne ja server ei ole nõus teie tokeniga. Aga tokeni sisu siis ei ole salajane, ehk kes tahab, muidugi lõpuks saab ka sinna encryptioni peale ehitada. Ja JWT ise siis formaadi mõistes koosneb 3 osast, headerist, siis on punkt, siis on payload, siis on järgmine punkt ja siis on allkiri. Ja kogu see asi on siis lõpuks base64 urle encoditud. Ehk siis tekib selline üks suur pikk string, aga seda on üsna lihtne siis lahti võtta. Ja selleks on ikka kaunis website nagu JWT.io, kus siis saab oma tokeneid ja nende paroole kõik asju käia kontrollimas. Ja kui siis kasutaja sisse logib oma kasutajanime ja parooliga, siis tuleb see JWT talle koostada ja see siis tuleb kaunisti kasutajale tagasi anda. Kasutaja peab siis ise hoolitsema, kust oma JWT-d hoiab, mis ta sellega teeb. Ja iga järgmise requestiga siis lisata selle saadud JWT headerisse, selleks on spetsiaalne header authorization ja väärtuseks on siis bearer, tühik ja siis tokeni väärtus. Ja see on selline kokkulepitud nagu standard, et kuidas seda asja tehakse. Ja selline kõige lihtsamas lähenduses näeb see siis välja selline suhteliselt sirgjooneline. Kasutaja ütleb, et jah, ma tahan sisse logida. Tavaliselt meil on need üks sama masin, ühes samas serverisse kõik, saab endale JWT. Selles JWT-s on ka kirjas siis, kes seda JWT-d peaksid uskuma ja kõik muud taolised asjad. Ja omakorda, kui kasutajal on see JWT käes, tuleb ta siis meie rakenduse juurde, ütleb, et tahan saada mingit sisu. Meie kontrollime, kas see JWT on ikkagi nagu õige või rakendus kontrollib, ehk siin vahel peab olema mingisugune turvalisuse usk. Et miks me seda JWT üldse peaksime uskuma. Ja kui me usume seda, siis saame siis anda kasutajale vastuse tagasi. Ja siin on siis kindlasti igasuguseid küsimusi, ehk siis kuna ta on tavaliselt signeeritud ja mitte encryptitud, siis kõik, mis me sinna JWT-sse kirja paneme, on seal näha.
siis tuleb olla kindel, et meie allkiri on piisavalt allkirjaga tehtud, piisavalt turvaline, et seda väga lihtne oleks lahti murda. Siis tuleb mõtelda selle üle, et kui kaua meil siis see token elus püsib, ehk kui me anname välja väga pika eluajaga tokeni ja see liikvele läheb, kasutajast ära kopeeritakse, siis me ei saa mitte kuidagi seda tokenit tagasi võtta või ütelda serveri poole peal, et ta enam ei ole valiidne. Sest ka samamoodi nagu cookidki, siis me iga requesti peale seda ei kontrolli ja, ja, ja isegi kui me kontrolliksime iga requesti peale, siis me peaksime mõtlema ikkagi, kuidas me softis saaksime aru, et see üks konkreetne token on nüüd halb, aga samas sama kasutaja nimi oma parooliga mingi teise tokeniga peaks olema hea, on ju. Ehk siis oleks meil kuidagi vaja hakata need tokenid unikaalselt identifitseerima ja nende üle mingit nagu track'i pidama. Siis kindlasti HTTPS on siin nagu kohustuslik selleks, et need kuskilt siis poole tee pealt ära ei saaks neid asju varastada. Ja kindlasti, mida tavaliselt ikka nüüd süsteemid ehitatakse, on siis random delay'd sisselogimise erinevate etappide vahele, et ei oleks võimalik sealt stopperiga mõõta, kui mis siis täpselt sisselogimisele valesti nagu parasjagu läheb ja selle põhjalt järeldada, kas kasutaja on olemas või mitte või midagi muud taolist. Kuidas see JWT, mis meil selleks vaja on, kõigepealt natukene mingisugused andmeid, mida me siis kasutame, ehk siis parool, millega me teda allkirjastame või see võti, on ju, ja siis kellele me seda, kes, niisugused suvalised väljad tegelikult, midagi tähtsat midagi ei tehta, aga aeg-ajalt võib ikka kontrollida, kui tahtmist on. Ehk kes siis on JWT väljastaja ja kes seda JWT-d võiksid nagu uskuda. Ja siis tuleb hakata seda konfigureerima, et me seda päriselt siis seda JWT-d ka vastu võtaksime ja usuksime. Ehk siin authentication'i juures, kus me tavaliselt on siis ainult add cookie, siia tuleb siis ka juurde add JWT bearer ja siis selle JWT beareri konfiguratsiooni nagu väljad. Ja põhiliselt siis, et ta kontrollib siis seda issue'i, kontrollib seda audience'i ja kontrollib, et see asi on siis allkirjastatud selle õige võtmega, ehk siis siit settingutest JWT key'ga, on ju. Ja tavaliselt siia algusesse pannakse ka igasugused JWT security token handler ja teed alguses puhtaks, et ära süsteemi poolt sinna ühtegi claim'i pane, kasutades ainult neid claim'e, mis JWT-s küljes on. Ja tõesti, see ka siis konverdib osad claim'i nimed õigele kujule. Ja mida te võite teha, kui teil on ainult REST-i backend ja teil üldse cookie't ei ole, siis jätta kogu see cookie osa vahele ja ütelda, et siis teie JWT, ehk siis add authentication option, siin öeldakse, et teie JWT bearer defaults, et see on siis see default skiima, et vaikimisi kasutatakse seda sisse logimiseks. Ja nüüd nii, vist sain hääle tagasi. Ja nüüd siis tuleb ka vastavalt seda JWT genereerimist siis päriselt kirjutada ja teha, ehk siis kuidas see siis välja näeb. Kõigepealt natukene paar helperit on selleks kirjutatud. Jällegi, security't ise ei ole kasulik kirjutada, eriti krüpto poolt, ehk süsteemis on kõik need vahendid selleks olemas, lihtsalt tuleb siis õiged Lego klotsid omavahel kokku panna. Ehk siin siis näide sellest, kuidas siis seda JWT-d genereerida, ehk siis selle sama võtmega allkirjastada ja kasutatakse siis siin neid claims'e ja need claims'id lihtsalt siis tulevad süsteemi poole pealt, et kui kasutaja on sisse loginud, siis me saame need claim'id tema käest nagu välja võtta ja need kõik JWT-sse kirjutada. Samamoodi saab seda JWT-d kontrollida, ehk kas ta on hetkel veel kõlbulik JWT, kas seal on õige issuer, õige audience, õige parool, mis iganes asjad. Ja kui me tahame siis mingit uuendamist teha, siis võib-olla me oleme sellega okei, et validate lifetime, et see on siis läbi, ehk me oleme nõus ka aegunud JWT-ga. Siin tuleb ka mängu siis teine token, mis on siis refresh token, milleni me siis ka kohe varsti jõuame.
ehk siis generate GVT siis genereerib selle asja ja validate GVT siis kontrollib, et kõik on nagu õige, aga jätab siis vahele siin minu näites praegu siis selle kellaaja valideerimise. See on siis vajalik tavaliselt token refresh'i tegemiseks. Ja edasi siis jah, igal requestil tuleb siis see authorization bearer kaasa anda ja siis authorize attribuuti siis vastavalt kasutada. Ja kui me lihtsalt paljast authorize attribuuti kasutame, siis see alati võtab siis selle esimese või default authentication schema ja juhul, kui meil on mõlemad küljes, MVC ja JVT, cookid ja JVT, siis peab ütlema, siis kumb nendest olulisem on. Tavaliselt on siis MVC võib-olla olulisem ja siis selleks, et REST-i kontrollerites ütelda, et me ikkagi tahame ainult JVT kasutada, siis saab authorize'ile siis öelda siin, et palun kasuta seda JVT bearer default schemat. Ja automaatselt siis tagastatakse meile õiged autoriseerimiskoode, ehk siis kõiksugused 401 ja 403 ja kõik muud taolised. Ja nüüd siis natukene keerulisem osa, siis kuidas seda päriselt nüüd tänapäeval tehakse. Ehk siis tuleb juurde selline asi nagu refresh token. Ja need on meil tavaliselt üks sama server, nagu näed siin minu pärast trükiviga sees, aga tuleb kunagi korda teha. Need on tavaliselt meil siis ühes samas serveris, ehkki ei pruugi tingimatult olla. Ja kui nüüd siis kasutaja oma esimese päringu teeb, ütleb, et tere, mina olen Andres ja siin on minu parool, ehk küsib autoriseerimisgranti, siis ta tagasi saab endale access token'i ja refresh token'i. Nendest nüüd siis access token'i eluiga on suhteliselt lühikene, tavaliselt minutites ja refresh token'i eluiga üsna pikk, tavaliselt päevades. Ja access token on siis GVT asi, kus on siis ka igasugune info sees, ehk me saame siin ka kliendi poole peal neid andmeid kasutada. Refresh token on sisuliselt mingisugune random string, kuid näituseks lihtsalt. Ja nüüd klient hakkab siis meie serverist ressursse küsima. See annab kaasa oma access token'i headeris ja ütleb, et palun anna mulle midagi. Ja saab tagasi vastuse. Tuleb järgmine kord uuesti, anna mulle jälle midagi, minu mingist endpointist mingeid andmeid. Ja nüüd saab korraga tagasi selle, et vabandust, me oleme su rejectinud ja sinu access token on aegunud. Enam sa ei ole sisse loginud kasutaja meie jaoks, ei ole valiidne. Nüüd peaks kasutaja selle koha peal siis uuesti sisse logima. Aga see muutub üsna ruttu tüütuks, kui te iga minuti aja tagant peate uuesti sisse logima. Ja siis selleks nüüd siis kasutatakse seda refresh token'it, et nüüd tullakse küsima siis autoriseerimisserveri käest, et alright, siin on minu aegunud JVT ja siis see refresh token, mis te mulle kunagi väljastasite. Refresh token ise on siis tõesti ainult random string, seal mingit infot kirjas ei ole, ehk refresh token'i kohta peab siis järge server siin. Ja nüüd, kui ta siis refresh token'iga koos siia tuleb, koos oma JVT-ga, siis tuleb seda JVT-t kontrollida, on vähemalt viisakas, on ju, välja arvatud seda kellaaega seal. Ja kui sealt kõik klapib, siis genereerida kasutajale uus JVT ja uus refresh token ja saata see talle siis tagasi. Ja siis läheb see tants jälle siia samasse punkti C tagasi. Ja seda tantsu peaks nüüd teie JavaScripti kood tegema siis taustal ise, ilma et kasutaja sellest aru saaks, et ta on korraga õigustest ilma jäänud. Ja siin ka on siis variant täiesti ka mitte siis oodata seda aega, kuni te siit ressursiserverist mingi vea tagasi saate sellest sammus F või sammuga F, vaid kontrollida sellest JVT-st ise, millal ta aegub ja siis seda õigeaegselt automaatselt minna uuendama. Et valikuid on mitmed, et kas oodata, kuni saate vastu näppe serveri käest, kui te teete harva igasuguseid requeste ja klient võib-olla ei teegi mitu päeva midagi, siis ei ole mõtet kogu aeg teda refresh ida, sest te põhjustate serverisse asjatud koormust. Samas jällegi, kui see hakkab klienti häirima, et iga minuti tagant on tema päringud korraks natukene pikemad, sest on vaja kogu see tants siin läbi teha, siis võib-olla oleks mõistlik seda taustal uuendamas käia. Aga selline ahel on siis vaja nagu valmis kirjutada. Ehk siin siis kogu see jutt nagu uuesti. Ja siis see kontroller on teil juba minu näidiskoodist nagu olemas. Seal on siis vastavad TTO-d. Minu siin näidetes on ka first name ja last name siis kasutaja küljes. Login info, see GVT response, kus on see GVT ise ja refresh token, ehk see, mida ta siis logini peale saab. Ja siis samasugune, kui ta tuleb siis seda refresh'i küsima, ehk see on see response ja see on siis request'i poole pealt, on ju. Ja logout imise jaoks, siis ta lihtsalt tuleb, ütleb, et ma nüüd tahan välja logida selle peale, mis kustutame tema refresh token'i ära. Ja backend'ist serveri poole pealt, sest see on tõesti siis nüüd andmebaasis.
ja selle peale seda saab veel mõni minut võib-olla oma JVT-d kasutada, kuni see siis lõpuks enam ei allu uuendamisele, sest enam tal valiidset JVT tokenit ei ole. Ja on ka meil siis olemas mingisugune veaklass, et kui meil midagi läheb valesti, siis et talle ka mingisugune viga tagasi anda kasutajale, et näe üks või teine põhjus, miks sinu kasutaja nüüd ei toiminud omadega. Ja lõpuks on siis vaja see refresh token kuskil hoida koodi poole peal. Ja refresh tokeniga tekib veel üks huvitav küsimus, lähme selle joonise juurde korraks tagasi. Mis saab siis, kui teie klient teeb mitut päringut paralleelselt? Ehk teil tuleb siit 2 päringut paralleelselt näituseks. Nendest esimene saab nüüd teate tagasi, et on invalid. Selle peale läheb ta kohe seda asja uuendama, saab uue ja on sellega õnnelik. Ja samal ajal teine päring tuleb siit nüüd uuesti oma vana infoga ja saab selle veel kord endale tagasi veateate. Aga nüüd juba tema token, millega tema refresh token on siin juba nüüd kehtetuks kuulutatud, sest talle anti uus. Ja siin siis tekib selliseid veidrad paralleeltöötluse probleeme ja ta võib aeg-ajalt siis errori osaliseks saada, ehk see vaja ka natukene läbi mõtelda. Ja mida siin siis tehtud sai, on see, et kui refresh token aegub ja uuendatakse, siis ta salestab selle eelmise refresh tokeni väärtuse ka ära. Ehk on siis olemas tal refresh token ja previous refresh token. Ehk kui uus genereeritakse, siis väärtus siit tõstetakse siia ja siia siis tehakse lihtsalt uus praegu siis kuidi põhjal lihtsalt. Ehk sellel tokenil endal siin mingit sisu tegelikult ei ole. Ja kõik see on siis userile külge ilusti liidetud ja lõpuks siis ka andmebaaси tabel on ju. Ja meetodid, mida siis kasutada, on need samad, kuidas kasutaja leida, kuidas kontrollida, et kasutaja parool on õige, on ju, kuidas kasutajat luua ja siin on eriti tore siis, mis meile vajalik on REST-i poole pealt, mitte MVC poole peal just, et kuidas siis, kui see kasutaja on olemas ja autenditud, ehk ta on õige parooliga ja kõige muuga, siis kuidas konverteerides nendeks claimideks, mida siis, muidu süsteem salvestab cookidesse, aga mida meie nüüd tahame siis JVT-sse toppida. Ja samamoodi siin on ju, me nüüd kasutame siin siis meetodit check password sign in ja sync, muidu kui me nüüd scaffoldime endale need identity controllerid, siis seal on näha, kasutatakse password sign in ja sync, mis ikka automaatselt selle cookie tekitab. Meie siin cookie tekitada ei taha, tahame seda kontrollida, et kasutajal on kõik nagu õige. Ja siin siis näidiskood, mis siis lugege rahulikult läbi, kuidas seda autentimist siis teha ja kuidas kogu need refresh tokenite süsteemi üles ehitada. Ja siit me nüüd ka jõuame siis juba nende REST-i kontrolleriteni, et scaffoldida meid saame neid samamoodi nagu tavalisi ASP.NET-i MVC kontrollereidki, pärinevad nad siis sellest controller base'ist ja kasutavad siis hulga nagu siis selliseid lisaatribuute, mis siis seletavad REST-ile, REST-i controlleris ja REST-i klientidele ja ka siis sellele nagu dokumentatsioonile, mis selle pealt genereeritakse, sest need siin nüüd on nagu avalikud endpoint'id. Kuidas, mis versioonid need on, siin näiteks on siis selline asi nagu API versioon ja deprecated, ehk et meil on mingi uus versioon siis sellest controllerist kuskil tulemas ja need, kes kõik kasutavad versiooni 0.9, peaksid siis siit ära kolima. Siin ka mingid versioonistringid selles URL-is sees ja kõike muud taolist. Ehk siis siit on nüüd juba näha sellist esimest korralikumat REST-i kontrollerit, või see ongi tegelikult üsna korralik REST-i kontroller, kus siis kõik võimalikud konfiguratsioonid on siis sellele asjale külge pandud. Ja siit ka siis saab näpuga järgajades läbi lugeda, kuidas siis seda kasutajat autenditakse, sisse logitakse, JVT-d genereeritakse, JVT talle tagasi antakse, kuidas ta logiregistrit teeb, kuidas ta login'i teeb ja kuidas ta oma cookie'si uuendab. Ehk siit nüüd see jääb teile küll koduseks ülesandeks, et see siis ise näpuga läbi lugeda, et täpselt see asi, mis seal pildi peal kirjas oli, need erinevad sammud edasi-tagasi põrgatused, kuidas see siin kõik olemas on ja vastavalt siis tuleb see endale ka JavaScripti koodis siis valmis programmeerida. Nüüd teistpidi on siis ka meil probleem, mis teil ka kindlasti kohe ees ootab, et teil on vaja CORS-i teha, cross origin request, midagi. Mis siis ütleb seda, et JavaScript vaikimisi keelab
või lubab teil täpselt siis teha ainult päringuid selle sama serveri vastu, kus see JavaScript laeti. Mida teie nüüd siin kursusel kindlasti ei tee meelega, ehk teil tuleb siis teha deploy'da oma JavaScript või mis iganes see klientrakendus on teil eraldi ja backend eraldi ja siis teil tuleb ka siis ehitada üles CORS. Tegelikult on see suhteliselt lihtne, mis siis ütleb, et jah, me oleme sellega nõus või meie backend on sellega nõus, et suvaline klient võib käia suvalisi päringuid meie vastu tegemas. Ja lõpuks siis jõuame ka kui me hakkame avalikest endpointidest rääkima, mida siis kogu see REST-i osa on, jõuame siis ka Swaggerini ja OpenAPini ja siin on ka näide siis sellest me räägime nüüd eraldi ühe loengu, kuidas siis kogu see OpenAPi oma rakendusele külge integreerida ja teha ka seda, et siis reaalselt see Swagger ka toetaks seda, et seal siis seda JWT-d saaks kasutada. Ehk siin on siis näide selle kohta, aga sellest tuleb täitsa eraldi loeng meil. Ja omakorda siis tuleb, kui nüüd klienti kirjutada, tuleb siis ka mõtelda, kus te seda asja säilitate, seda GWT-d ja erinevates kohtades selle säilitamine tekitab siis erinevaid probleeme. Kui kaua see sealt säilib, kas see asi elab üle, kui me räägime JavaScripti kliendist, kas ta elab üle brauseri refresh'i, kas seda võib-olla saab kasutada HTTP only cookie'na, aga seda muidugi juhul siis ei saada siis enam teha seda, et te loeksite erinevatest serveritest oma JavaScripti koodi ja backendi mingist muust aadressist. HTTP only cookie eeldab, et on see ikkagi tõesti ainult cookie'na juba. Ja meie projektis siin kursusel siis me ikkagi kasutame siis local storage'it või session storage'it, et see on täiesti nagu fine, on ju. Ja lõpuks ka in-memory't vajadusel ja lõpuks nüüd ükski väga turvaline ei ole või nagu kõik turbed, et kui on füüsiline juurdepääs masinale, siis on ka see võimalik see nii refresh token kui ka GWT sealt kuskilt siis ikkagi välja kaevata, kas või panna breakpoint kuhugi ja minna vaatama seda asja. Ja jällegi siin siis natukene juttu sellest, kuhu kihti me siis midagi võiksime panna, kontraktid, asjad, helperid, web-appid, iseenesest kõik nagu loogiline, kus kihis meil midagi sellest identity süsteemist olema peaks. Ja siin nüüd siis küsimusi ja ennekõike, mida te kindlasti peaksite siis teadma, on siis see, kuidas see JWT on ehitatud ja kuidas siis token rotation ja refresh tokeni süsteem toetab.